Tere tulemast Nopri tallu! Täna viin sind ringkäigule 7-tärni nutifarmi. Vaatame, kuidas elavad 250 lüpsilehma, miks meie piim on hinnatud kui Eesti puhtam ja kuidas toimub igapäevaselt töö talus. Aga enne, kui me läheme lauta ja meierisse, kus meid ootab 20 tonni juustu, läheme kõige algusesse. Nopris algab kõik põldudelt. Lehm lüpsab suust, kana muneb nokast. Täpselt nii on ka Nopris. Meil on kasutuses 580 hektarit maad, 240 sellest on teravilja, 180 on rohumaad, 60 on maisi. Ja me tahame kontrollida kogu tootmisahelat 100%. Sellepärast me enda sööda loomadele ise ka toodame. See on jaanipäevaks. Nali. Siin siis konkreetselt, mis me näeme? Me näeme hunnikut heina, värske kuiv hein. Ka see on üks oluline komponent loomasöödas, et seda me enda loomadele ka anname. Minu selja taga on silohoidla ja siin silohoidlas me hoiame silo. Silo siis on rohi või mais, mis on õigel ajal niidetud, hekseldatud ja siis õhukindlalt pandud kile alla. Valmistamise käigus lisatakse ka juuretis, mis aitab siis käärimisprotsessile kaasa. Värske, mõnus silo. See on lehmade põhitoit tegelikult ja hea silo lõhnab värske juuretise leiva järgi. Aga lähme vaatame ka, kuidas teravilja silo valmib, sest praegu on teravilja koristamise aeg. Lehm sööb keskmiselt 45-50 kilogrammi toitu päevas. Et kombineerituna siis kõik need asjad, mis tal seal retseptis siis täpselt on. Erinevaid retsepte meil on välja töötatud 7, vastavalt sellele, et kus loom enda elutsüklis parasjagu on. Väiksemad saavad vähem, suuremad saavad rohkem. Vahepeal teeme ka silo palli esmakordselt see aasta. Seal meil on lägalukuun, sinna mahub 400 rekatäit sitta. See on siis see, mida me 3 korda aastas põldudele viime. Kui on värskelt niidetud hein maha, siis kiirelt viiakse see läga sinna põllule, antakse siis põllule tagasi ka, et viljakus oleks kena. Siin toimub praegu teravilja silo valmistamine. Värske teravili lisatakse siia ühesse punkrisse. Ta käib 2 sellise trumli vahelt läbi, kus teravili lömastatakse ära. Kui ta on lapik, siis loom võtab soitaine paremini vastu. Kui täis tera on, siis on väga keeruline. Selle me lisame siia suurde silo hauda. Lisatakse ka veidi juuretist ja siis saame aasta jooksul seda enda loomadele toita. Enne, kui me läheme lauta, kus me läheme 250 lüpsilehma, vaatame üle kiirelt ka meie masinapargi. Põhimasinad praegu on põllu peal, käib viljategu, kombainid, sellised suuremad asjad meil praegu siin ei ole. Aga näiteks see Manitou teleskoop-laadur, väga universaalne riist, sellega saab teha kõike. Sööda kogurid, sellega siis korjatakse mass põllu pealt ära ja tuuakse silohoidlasse. Seal taga on erinevad niidukid, siis on silopallitajad, lavett suur, millega saab heinapalle põllu pealt ära tuua. Seal meil on vaalutajad, millega siis ka see hein lükatakse põllu peal ühte suurde vaalu ja siis randaal. Kui mina väike laps olin, siis see oli minu põhisõiduriist. Toimib. Järgmine nädal saab sellega minna Rõmurallile näiteks. Sellega oleks lööki küll, ma arvan. Lähme vaatame, kuhu see sööt siis lõpus kõik jõuab. Tiit! Joo! Kuule, räägi täpselt, mis meil siin laudas toimub? Siin on 250 lüpsilehma, keda teenindab 4 lüpsirobotit. 40 liitrit annab keskmine loom piima päevas. Need, kes poegivad, peale poegimist mõned kuud on kõrgem piimatoodang, kuni 70 liitrit. Ja need, kes hakkavad emapuhkusele jääma, 20-25 liitrit, see normaalne, aga aasta keskmisena 40 liitrit päevas on lehma piimakus. 12 tonni peaaegu üks lehm aastas. Vastu tuleb söödalükkamisrobot, mis igal täistunnil lükkab sööta loomadele ette ja 49 kilo ööpäevas sööb iga lehm baassööta, mis talle ette nähtud on ja sellelt ta toodab siis jämedalt 30 liitrit piima. Siin on näha loomade ootamisjärjekord robotisse. Enamusele see protseduur meeldib väga. Üldiselt lehm käib söömas ööpäevas kuni 14 korda, vesi vabalt suures koguses saadaval, kõnetab eriti suvisel perioodil, mil lehm joob ka 150 liitrit ööpäevas, talvel kuni 3 korda vähem. Kas on olulist vahet piimal ja piimal? Neid näitajaid, mis piima kvaliteeti
mõõdutavad. Mõõdetakse nädalas korra, neid on 9 erinevat. Olulisim meie jaoks siis on rasvvalk, kuivaine, piima puhtus, puhtus bakteritest, karja tervis ehk somaatiliste rakkude arv ja need on siis pideva jälgimise all. See tähendab seda, et meie pühendume selle piima sisule, kvaliteedile eriti südamega. No nii, mis siin toimub praegu? Lehma lüpsimine käib. Selle konkreetse lehma näitajad on siin. Tema on esimesel lüpsil. Lüpsipäevi on 131 juba. Kogu info, mis tema kohta lüpsiprotsessis koguneb, on arvutis farmijuhile saadaval ja töödeldav ja kasutatav. Nüüd oleme jõudnud piimatangi juurde. Siia piimatanki jõuab iga päev umbes 10 000 liitrit piima ja seda me siis suuname Meierisse, kus teeme sellest erinevaid piimatooteid. Lähme vaatame lähemalt. Väga oluline osa Meieri tööst on hügieen ja toiduohutus. Selle jaoks peame panema endale puhtad riided selga, käed ära pesema. Enne kui Meierisse lähme, viska videole like ja pane subscribe. Let's go! Tere tulemast Nopri talu Meierisse, koht, kus piimast valmivad piimatooted. Õues nägid suurt tanki, mööda neid peeneid torusid me selle piima siis siia Meierisse liigutamegi. Praegu käivad siin erinevad protsessid, konkreetselt näiteks hetkel käib siin koore lahutamine, separaator, piim tuleb mööda toru sisse, ühest torust tuleb välja rõõskoor ja teisest tuleb rasvata piim ehk lõss. Kui me tahame mingit tootegruppi valmistada, oletame kohupiima, juustu, maitsetamata jogurtit, siis siit me kõike seda teha saame. Modernne värk ikka. See näiteks on meil kohupiimatank, siin just parasjagu käibki piima sisse laskmine, piim jookseb mööda torusid, pastöriseeritakse ära ja jahutatakse maha 30 kraadi ümber, pannakse sisse juuretis, laab, üks ööpäev hapneb, press lastakse alla, vadak eraldub ja kohupiim ongi valmis. Nagu näed, siis siia on peale tulnud ka kerge selline koore kiht. Miks see on? See on sellepärast, et meie enda tooteid ei homogeniseeri, me ei lõhu ära rasvaosakesi ja sellepärast ongi võib-olla, kui sa toorpiima, täispiima jood, siis 1-2 centimeetrit sellist koorekihti on täiesti tavaline. Siin all toimub praegu grilljuustu soolamine. Juustu soolame käsitsi ja see annab sellele parema tekstuuri, et ta ei sulaks sul seal grilli peal ära. See on juustumeister Dima, ta on meil pikalt koos olnud, teab juustust väga palju. Siin on siis esimene juustukelder. Praegu käib siin juustu vahatamine, 5-kilosed kerad. Meil keldris on üle 20 tonni juustu, täpsemalt 20 330 kilo, mis on tegelikult üle 4000 sellise kera. Iga juustupartiil on oma partiinumber, näiteks siin 147 partii, loomisaeg 31 juuli. Kui me juustu toodame, igal partiil on oma logi ja näeme, kuidas see juust siis tegelikult valmis. Juustule kantakse peale selline juustuvaha, 6 kihti ja see siis aitab juustul laagerduda, et ta enda vormi hoiaks. See oli üks juustukelderitest. Siin on meil veel. See on nüüd Meieri uuem osa. Tegime juustukeldereid suuremaks ja tegime kogu tootmispinda tegelikult 2 korda suuremaks. Siin siis erinevad juustumaitsed. Keskmiselt meil Gouda juust laagerdub juustukeldris umbes 3 kuud. Meil on tähtis, et õhk liiguks. Number 2, et meil oleks õige õhutemperatuur. Ja 3, õhuniiskus, et juust lihtsalt ära ei kuivaks. Juust jõuab siis siia, nagu näete. Siin on siis selline masin, mis juustukera teeb tükkideks. Lõikab täpselt 250 grammised tükid, läheb kotti, vaakumisse, käib kiirelt läbi kuumast veest, et kõik see õhk hästi sealt kätte saada, siis läheb selline ilus on ja siis juba pannakse etiketid peale vastavalt siis juustu maitsena. Oleme jõudnud pakendamisruumi, see on siis see, kus pannakse kohupiimale maitsed juurde, jogurtile maitsed juurde. Käime mõned kohad läbi, siin on näiteks pudeldamisliin, üks uuemaid masinaid, Itaalia masin, see on siis selline riist, mis paneb toote pudelisse, silt peale, etiket peale, kork peale, kuupäev peale, sealt sisse, siit valmis toode välja. Praegu pakendatakse pannakotasid ka keevitusliini peal, nii et töö käib mitmel rindel. Praegu ka tehakse uut toodet, cappuccino dessert, 3-kihiline. Siin on väga palju käsitööd, aga sellest väga maitsev. Siin me näeme siis Virsiku Passioni talupuding ja kuidas mekib.
no värskelt on ikka mega hea. Siin meil on fermenterid, siia me teeme hapupiima, keefirit, 1,5 tonni, siit suunatakse need otse ka siis nagu piimaliinile. Ja kõik see mant, mis me siin täna teeme, see jõuab lõpuks siis väljastuslattu. Ja väljastuslaost, nagu enne ütlesin, 4 korda nädalas võtame poodidest tellimusi ja üle Eesti need siis poodidesse saadame. Kella 12 päeval meil peavad olema tellimused käes ja õhtul kell 5 tuleb juba rekka järgi ja viib kauba siis linna. Lähme vaatame, mis siin on. Tere! Siin on siis sellist arvutamist ja nuputamist päris palju. Tööpäeva lõpuks on ikkagi siin 20 alust erinevat kaupa, mis välja läheb ja tarnekohti on päris palju. Kui meil on otsetarnet, siis iga pood komplekteeritakse eraldi kokku, on ju. Saateleht arve läheb vahele. Võtame siit näiteks ühe kasti lihtsalt. Sorry, Janar, ma natuke lähmerdan, aga... Võta! Aga pane tagasi! Mis me näeme siin? Tellitud vaarika, kohupiimakreemi, tiramisut, panna kotta, mango passioni panna kotta, see on uudistoode nüüd Bitlapiga koostöös. Nii need kastid siis komplekteeritakse, jõuavad nad poodi, nemad omakorda sealt siis komplekteerivad laiali ja panevad siis poodi letti müüki. Vot selline oli päev Nopri talus. Thanks, et vaatasid. Kui tahad rohkem näha, tule meile Noprisse külla, täitsa vabalt võid tulla ja muidu kui meeldis, viska subscribe, like, tänud sulle!